Tere Marko. Tere Olavi. Nii, tere tulemast siis podcasti, siis Shibari teemalisse podcasti. Et küsiks siis kohe alguses ära, et mis on sinu jaoks siis Shibari? Minu jaoks on ta võib-olla eelkõige eneseväljenduse viis. Ta mingil määral kindlasti ka kunst, siuke visuaalne element. Ta ikkagi ma ütleks kõige rohkem võib-olla siuke eneseväljendusviis, enesearengu nagu mingisugune praktika. Ja. Nii, kuidas see sinu jaoks siis eneseväljendusena toimib? Kuna ta on nagu nii-öelda kätega või nagu, ta on nagu kunstivorm, ehk et see on nagu kunstnik maalib lõuendi peale, siis siin sa saad oma nööridega nii-öelda nagu siis voolida midagi või teha väljendada nii-öelda ennast nagu midagi enda seest midagi nagu välja lasta. Ehk et sellisel viisil. Nüüd see, mis sealt nagu välja tuleb, see on siis jah, siuke iga kord natuke ise moodi, aga mis parasjagu enda sees on. Jaa. Aga ehk siis sa mõtled siis nagu mustritena, et mustrid nagu või sa... Ei, ma pigem mõtlen, et eneseväljenduse viis nagu ikkagi enda nagu sisemuse koha pealt, et sest tavaliselt, kui ma nagu seon, siis midagi, mis minu sees on, tahab nagu välja tulla, tahab nagu midagi aktiveerida või elandada ja siis see seotav on nagu see natuke nagu see lõuend ja minu võib-olla kõige huvitavam nagu, mis mulle kõige rohkem meeldib, on seal need emotsioonid, mis nagu tekivad või reaktsioonid või sellised, see on minu jaoks see lõuend nii-öelda või see tulemus. Okay. Kuidas sai sinu jaoks Shibari nagu alguse? Alguse, kõige esimene siuke kokkupuude oli vist, siis mul oli üldse nagu kõik siuke uus, igasugused asjad hüppasid järsku minu ellu, siukse muutus oli ja oli ühel tantra õhtul, kus lihtsalt võeti nagu lõpus välja ka natuke nöörid ja et nii tehke nüüd midagi, mida iganes. Ja siis see ei olnud nagu mingisugune hull vau-efekt, aga nagu ma märkasin, et kui lihtsalt kuidagi hästi intensiivseks sai nagu läbi nöörida see asi nagu minna, et olles ise nii-öelda nagu seotav, siis tundsin, et vau, et see kuidagi võimendas nagu siukest tavapärast puudutust või sellist ja ise sidudes siis ma nagu nägin ka nagu partnerile nagu selliseid reaktsioone, kas ma ise väga sotti ei saanud, ma ei tea, mis asja, mis siin toimub. Ja siis oli juba siuke, läks mõned nädalad võib-olla mööda ja siis oli veel ühel retriidil oli juba natukene siuke koolitus. Parem korraks lähemale. Algajate koolitus, nii-öelda, kus nagu mingid baasasju veidikene õpetati. Ja seal ma tutvusin ka Reeliga ja siis edasi juba tulid pikemad retriidid, pikemad koolitused ehk et nagu ise omavahel igasugused asjad ehk et pea ees sisse nagu väga kiiresti kõik. Mis oli see hetk, kui sa avastasid, et sinu jaoks, et okei, mulle meeldib see asi? Mulle üldiselt on nagu, ongi nagu asjad käivad kuidagi nagu nii, et ma nagu esimene reaktsioon mul võtab nagu aega nagu, või nagu vaatan, kuidas see asi mulle sobib. Mul on niisuguseid hobisid või asja nagu päris palju ja tavaliselt see niimoodi nagu käib, et ma võtan, ma katsetan ja siis see järjest nagu tõmbab kuidagi nagu enda sisse ja siis kui see nagu, ongi nagu siuke keeris, mul mingisugust momenti või hetke ei oska nagu öelda. Et mulle kohe, selles mõttes mulle kohe nagu meeldis ja mulle siiamaani nagu meeldib, ma ei saa nagu öelda, et see on see nüüd üks asi nagu, et mulle endiselt nagu väga nagu meeldib, aga ma ei pea seda nagu selliseks üheks asjaks, kus ma tahan kindlasti nii-öelda mingiks masteriks või kuskile suunas saada, aga mulle väga meeldib lihtsalt, ma olen nagu kirglik selle tegemisega. Mis on nagu sinu jaoks nagu erilist Shibaris võrreldes nüüd muude praktikatega? Eriliseks teeb juba, ma saan aru, et seda võib küll teha nii-öelda nagu üksinda, et üksi sidumist oma peal, aga eriliseks teeb minu arust ikkagi see kahe inimese vaheline nagu ühendus või suhtlus ja see mängib juba ise nagu nii palju rolli, et see on alati nagu unikaalne, et sest teine kogu aeg nagu täiustab, et sa ei saa nagu puhtalt enda pealt nii-öelda nagu minna, et
nüüd nii või teisiti umbes. Noh, jälle muidugi saab, kui see on jälle mingisugune teistmoodi eesmärk, aga ma ütlen mina isiklikult nii väga, et minu jaoks on just see suhtluse pool on nagu, mis on alati, mis tekib, mis teise, see dünaamika, mis tekib, mis enda sees nagu kuidagi esile toob teise siuksed reaktsioonid või asjad, et see on kõige põnevam ja. Okei, aga mida sinu arust nagu seotav, ma saan aru, et sind on seotud ja sina seod nagu, sa oled nagu mõlemas rollis. Ehk et ma alguses mul pigem nagu, kui see oli jälle kuidagi nagu lihtsam oli või mulle meeldis nagu kogeda või ma sain nagu aru, et kui võimas või kuidas see nagu on. Nüüd tänasel päeval ma pigem nagu, kui ma olen seotav, siis mind huvitab võib-olla nagu tehniliselt poolest, kuidas see on mingisugune kogemus, kuidas mingi asi tundub, aga ka nagu enda sees ka ikkagi nagu endiselt märka mingeid asju, aga algul oli see väga intensiivne just nagu ise seotav olles. Ja see oli ka, mis mind võib-olla mõnes mõttes nagu võlus, et kuna selle mõju oli nagu nii tugev, siis tekkis kohe kirka nagu seda ise nii-öelda nagu pakkuda ja õppida ja nii edasi. Jaa, aga mis on sinu jaoks nagu seotav olemise nagu võlud või miks inimesed tahavad olla seotud? Miks nad tahavad, see on iga enda nagu asi või nagu erinev kindlasti, selle üle võib ka nagu lugeda tõenäoliselt erinevate kogemustega, et kuidas see minu jaoks võib-olla nagu, mis oli, minu jaoks oli see hästi nagu teraapiline, hästi vabastav, need esimesed nagu sellised korralikumad nagu seotav olemise kogemused ja nii, kuidas mina nagu sellist sidumist kui protsessi või sellist nagu praktikat üldse näen, et see on nagu hästi kuidagi eluga üksüheliselt nagu seotud. Ehk et vähemalt ma enda puhul nagu märkan, et see, kuidas ma seon, kuidas ma teen mingeid asju, siis need peegeldavad ka minu päris ellu, et kuidas ma teen mingisuguseid asju. Ja seal siis seotav nagu olles, siis see oli täpselt samamoodi, et ma sain nagu teadlikuks mingitest nagu kohtadest ja ka nagu edasi või nagu vabaks sükese alistumise protsess näiteks. Ehk minu jaoks kõige ikkagi võimsam oligi nagu see selline alistumise nagu protsessina algul, sest et ma ei suutnud alguses üldse lõõgastuda või alistuda sellesse. Esimestel ikkagi kordadel pigem läks keha ikkagi pingesse ja võitlusse, just sükesesse kannatusse või nagu sellisesse. Ja see viis selle veel hullemaks ja siis nagu see oli nagu huvitav nagu märgata, et see on jälle nagu hästi nagu eluline, et päris elus nagu hästi sarnane süke võitluse pool või nagu selline vastupidamine ja kannatamine öelda. Ja siis kui nagu see liikus nagu edasi, siis see tõi ka nagu minu ellu nagu reaalselt nagu muutust. Ehk et nagu ei pea nagu nii-öelda vastuvoolu kogu aeg nagu ujuma, et mingid asjad võib nagu, mida ei saa muuta, võib nagu minna lasta, et see oli see, mida see mulle nagu õpetas. Mina nagu esimest korda nagu oli see minul Shibari koolitus oli siis, kui sina olid ka seal, vaata, see oli vist Reeli ja Virge juures. Minu esimene oli tegelikult vist oli ikkagi Andy, aga ja seal oli ka, jah. Kui mina olin seal, siis oli ka, et mind seoti kinni ja siis ma mäletan, nutsin nagu väike laps seal nagu, et ta võib vahest tõesti väga emotsionaalne ja vabastav nagu. Jaa. Mul seal oli vastupidi, oli nagu see sidumise pool tõi mul nagu hästi nagu tugevalt üles, ehk et kui seal oli ülesanne, et seo kedagi teist nii nagu sulle meeldib, ehk et nagu enda koha pealt ja siis kuidagi sealt tuli mingisugune siuke koht, et et kuidas ma olen ennast nagu kammitsas hoidnud, et ennast nagu tagasi, mitte nagu ennast nagu tahaplaanile pannud, teinud nagu mitte seda, mis mulle nagu meeldib võib-olla ja siis see oli jälle siuke jälle nagu kuidagi vabastas või nagu tõi nagu nähtavale mingid asjad. Mida Shibari on sul õpetanud? Nagu ma algul ütlesin, et ta on minu jaoks nagu üks süke enese arengu viis, siis ta on õpetanud mulle mind ennast rohkem tundma, toonud nagu nähtavale nagu mingisuguseid uusi kohti, mis on see jälle ikkagi ennast nagu tundma, aga nüüd kus see on nii-öelda nagu nähtavale tulnud, ma saan nagu valida, et kas ma nagu tahan olla nii-öelda nagu see või kas see on mingi muster, mingisugune kuskilt mingisugune käitumismuster on ja kuskilt kust iganes, millest iganes või siis see on mingi asi, mis mulle päriselt nagu meeldib ja mida ma nagu tahan. Ehk et selliseid oma soove ja oma nagu selliseid asju on nii-öelda nagu
õpetanud, ehk et sa kogu aeg nagu avastad nagu midagi nagu uut jälle, et vau, et see on ikkagi päris nagu huvitav või nii, et nii saab ka ja jälle, et see hästi tihti, vähemalt minu puhul mulle meeldib alati või nagu ma näen neid paralleele nagu ka nii-öelda päriselust, ehk et miks mul, kui ma seon, mul tuli mingisugune emotsioon, ükskõik siis kas seotavana või seotud olles, ja siis mul kohe, vau, et ma teen nagu päriselt ka nagu seda ja siis mul tekibki nagu see, kus see tuleb nagu nähtavale, et ma saan kuidagi nagu, kas ma tahan muuta seda või mis ma selleks tegema pean või et see kuidagi õpetab nagu nägema ennast mingisuguse uue külje alt. Kas tahaksid mõnda näidet tuua? Okei, võib-olla see on, kuna see on kõige läbivam võib-olla mingis mõttes, et kas või näiteks selle viimasel koolitusel, kui ma ise olin seotav ja siis kus see oli nagu nii, kus see nagu alguses oli kuidagi nagu hästi lihtne ja see on minu jaoks nagu ikkagi on nagu siuke väljakutse nagu koht, et ma nagu kuidagi nagu panen nii-öelda nagu ennast ja ka nagu teisi nagu proovile ja siis kuidas siis kui see nagu kuskil, kus hakkas nii-öelda nagu mulle füüsiliselt kuidagi nagu tundma, et nüüd on natukene nagu raske ka juba või nagu väljakutse on ju, et okei on ju. Ja siis, kui seal oli siis veel mingisugune nagu nüanss, mis lükkas selle veel nagu üle piiri, siis see oli, keha oli juba nagu nii pinges, ehk et mul oli nagu, see oli nagu nii suur, et peaaegu oleks pildi tasku pannud, nagu, et ma suutsin nagu veel kuidagi nagu hoida ennast, ikkagi sain aru, mis see case on seal umbes, on ju. Aga nagu see on nagu selles mõttes nagu ka nagu hästi, et ma kuidagi päris elus ka nagu lasen kuidagi asjadel tihti peale minna, nii kaua, kuni see ise nagu oksendab mind välja nii-öelda kuskilt mingisugusest august, et kus on nagu hästi läbi sükse suure mingisuguse vastupanu, et see kuidagi nagu on minu nagu siuke õpiprotsess, aga ma olen ise nagu mõeldud, et kas alati peab kõik nii hirmus nagu läbi mingite raskuste käima, et see on siuke õppimise koht siin või nagu nähtavale tugemise koht. Vahel võib lihtsalt alistuda, et see on see, mida ma mingis mõttes võiks nagu õppida. See on võib-olla üks näide. Et kui tavaliselt inimesed mõtlevad nagu shibarist või sidumist, nad mõtlevad alati sellist nagu seksuaalses kontekstis, nagu, et mis on sinu jaoks nagu shibaril ja seksuaalses, kas seal on mingi suur side, võrdusmärk või seal pole üldse side, kuidas sinu jaoks on? Ilmselgelt seal on side, sest et muidu nagu üldse nagu niimoodi mõtleks, kuidas see minu jaoks on, pigem nagu mitte, jälle ma ei saa nagu öelda, et nagu üldse ei ole, aga mulle meeldib selles mõttes nagu selle sidumise protsessi, mulle meeldib nagu need emotsionaalsed nagu igasugused reaktsioonid ja protsessid enda või teise sees nagu vaadelda, meeldivad nagu nii palju rohkem kui nagu, ehk et nagu see seksuaalsus jääb nagu tahaplaanile, et see ei ole selles hetkes nagu huvitav. Jälle, kui nagu see kuidagi see energia nagu on selline, siis see ei tähenda, et sealt võib ka kuidagi selliseks väga nagu vallatuks nagu kellegiga nagu minna, aga ma ütleks nagu enamasti nagu pigem nagu mitte need ei käi väga palju nagu käsikäes. Aga kas sul on mingid kiikse nagu, mis sulle meeldib shibaris nagu teha või mis just nagu tõmbab käima või nii? No käima tõmbab selles mõttes nagu, või mis mulle nii-öelda nagu kõige rohkem nagu meeldib, ütleme selle protsessi juures, kui nagu ise seotud, kui on ikkagi, ehk et kui paariline on ka nagu aktiivne, ehk et selline nagu passiivne või nagu lihtsalt ilu pärast nagu sidumine mulle väga palju nagu endale pinget ei paku. Siis ma saadan sinu juurde näiteks, kui tahab ilusat pilti või midagi saada. Ehk et pigem nagu selline reageeriv ja mänguline nagu pool, ehk et kui on mingisugune nagu see ei pea alati olema nagu isegi nagu mänguline, aga igal juhul, et seal oleks nagu reaktsioon, see võib olla ka vinna väga raskesse, siis see on ka võib olla väga ilus selles mõttes ja hoida nagu seda ruumi, aga et see emotsionaalselt nagu kuidagi nagu muudaks või teeks midagi, see kuidagi minu jaoks nagu ongi selle sidumise nagu mõte ja see kuidagi toidab mind. Aga mis on sinu shibaris sinu superpower, mis sa ise leiad, millest sa nagu hea oled, kui tal on shibaris on palju erinevaid tahke? No ma olen nagu ikkagi üsna nagu aru saanud, üsna nagu veendunud, ehk et mul on nagu hästi, kuna ka jälle läbi erinevate igasuguste praktikate, siis mul on päris hea kohalolu võime, ehk et ma märkan
hästi palju nii-öelda, mis nii-öelda nagu toimub, sest see on ka minu jaoks nii-öelda nagu huvitav, ongi see nagu see märkamine ja kuidagi niisuguse ja läbi selle märkamise tekib selline intuitiivne arusaamine, mida nagu järgmiseks nagu teha või mis siin parasjagu nagu vaja on või et midagi juhtuks nii-öelda. See magic nagu see, mis nagu kõige rohkem pinget pakub. Ehk et see superpower, ma arvan, on kohalolu kindlasti. On sul mõnda põnevat seika, mis tuleb sul meelde Shibarist, mis on kuidagi eriline sinu jaoks või tuleb esimesena pähe? Seika kõige põnevam nii-öelda nagu seotavana alles olid nagu sellised need esimesed kogemused. Seal oli iga sidumine oli omaette nagu seiklus ja see oli kuidagi nagu nii selles mõttes see lõi küll nagu silmad nagu särama, et kui sa nagu küsisid ennem, et kus nagu, kust nagu tuli see, nagu see huvi või seal nagu tekkis mingis mõttes ise seotud olles tekkis nagu see vau-moment võib-olla nagu rohkem. Et kuidas see dünaamika või see energeetika nagu suutis esile kutsuda nagu selle lõõgastumise või selle alistumise läbi siis sükste nagu mängude või asjade. Et see oli võib-olla see ise sidudes seigad, need on see ei ole võib-olla nagu siuksem isegi võib-olla natuke kõige positiivsem mingis mõttes nagu või et vahel on nagu jälle see, et kus sa tunned, et sa nagu pead nagu midagi, tahad nagu midagi nagu teha ja siis, et see on kuidagi nagu õige ja siis see vahel võib kuidagi siukse hästi isegi nagu raske reaktsiooni või protsessi esile kutsuda või on ka nagu kutsunud ja siis nagu endal on ka kuidagi isegi nagu tehes ma nagu olen mäletan, et mingi paar korda olnud, kus ma tunnen, et ma nagu ei taha teha, aga ma tunnen, et ma pean, et see on kuidagi õige nagu, et see nagu midagi vallandab. Et siis see on võib-olla, need on võib-olla nagu meelest. Pluss siis siuksed nagu väga aktiivsed siuke pool maadluseks üle minevad siuksed sessioonid võib-olla, et neid on ka. See on müramised siis just, sest mulle meeldib selles mõttes nagu iseenda ja ka nagu teiste keha nii-öelda nagu valitseda ja mul tuleb see väga hästi nagu välja, et siis see on alati nagu nauditav. Mis on mingid Shibari müüdid, mis sinu arvates ei pruugi enam tõesed olla või ei pruugi tõesed olla? Tead, mis need nii väga need müüdid nagu isegi on, jälle võib-olla nagu lihtsalt ma ütlekski, et see, nii kui sa vahepeal küsisid, nagu see seksuaalne, et hästi palju nagu seostub, siis ma ütleks, et nagu üks müüt nagu ongi võib-olla see, et sidumine ja Shibari, see ei võrdu seks või see ei võrdu BDSM nagu mingisuguses sükses valu või allumise või mis iganes kontekstis, vaid nagu ma ütlen, et see võib olla väga nagu teraapiline, väga ilus, muidugi kõik need, mis nagu seal on ka kõike nagu seda, aga ehk et nagu see müüt võib-olla on see, et ta on väga üheülbaline või tihti peale tundub, et see on see mingi üks teema, aga et see võib olla, et ta on nagu väga nagu lai maailm. Et see võib-olla ja okei, ma ei tea, kui palju see nagu müüt on, aga et see ei ole mulle või et ma ei oska või et see on tahtmise nagu või katsetamise nagu asi, et ma arvan, et igal ühel on midagi sealt nagu õppida, võib-olla selleks ei ole õige nii-öelda nagu aeg ja aga kas sa arvad, et Shibari on iga ühe jaoks? Jälle, nagu ma ütlen, et iga ühel kindlasti nagu on midagi sellest nagu õppida, nüüd kas võiks olla midagi muud, mis ta võiks nagu teha, ilmselgelt võib, sest et ega siis väga palju erinevaid nagu praktikaid ja asju on, mis kellegile nagu sobib nagu vähem või rohkem, aga igaüks kindlasti, kui ta tahab, ta võib selles mõttes nagu nii-öelda seda, kas siis nagu tegema õppida, sest jälle, see on eneseareng, see on nagu kohalolu nagu õppimine, enesearengu nagu enesevaatlemise õppimine, et ta võib sobida igale ühele, aga jälle, kas siis on mingisugused teemad või asjad, mingi muu asi on lihtsalt kergem või mõnusam või mugavam, et peakski tegema selles mõttes, mis nagu ikkagi nagu meeldib ka, et vastu tahtmist ei peaks nagu tegema.
ta võib olla igaühel, aga siis ta oleks jälle nagu, ma ei tea, veider ilmselt. Mingis mõttes siis oleks mingi muu asi huvitav võib-olla jälle, ma ei tea. Aga kas Shibari on nagu, sa ütlesid, et ta on nagu, võib mõelda teraapiliselt, et kas ta on nagu teraapia? No ma tean, et seda pakutakse ka nagu reaalselt niimoodi nagu teraapilise protsessi või sessioonina küll. Ta ise oma olemuses jälle selles mõttes, kui seda lihtsalt nii-öelda nagu teha, et kui see ei ole eesmärk nagu omaette, ta juba on või võib olla väga nagu teraapiline. Aga iga sessioon, mis mõjub teraapiliselt, ei ole teraapia, eks ole, sest et kui seda nii-öelda nagu teha teraapiliselt, siis sealt tuleks nagu need dünaamikad või nagu tuleks kindlasti nagu ära võtta, et seal oleks nagu see ainult see eesmärk nüüd, et noh, mida me nii-öelda nagu siis, mille pärast see teraapia on, et kellel ongi näiteks kas siis kinni hoidmise või meestega või naistega või millega iganes nagu mingisugused teemad, siis läbi sellise pehme ja kindla nagu hoidmise võib sellest üle saada nii-öelda. Sest paljudel kindlasti on nagu mingeid vägivaldseid või mis iganes nagu kogemusi ja siis see võib olla üks viis, mis võib aidata sellest nagu läbi minna. Aga siis nii väga nagu enam dünaamikatest või asjadest nagu ei räägi, et siis see on nagu teine juba asi. Aga jälle ma ütlen, iga ükskõik mismoodi seda nagu tehakse, iga sessioon võib olla teraapiline. See ei tähenda, et otseselt teraapia. Aga mis erinevaid Shibari stiile sa nagu näinud oled? Ega sa iga kord sa nagu ei teagi, mida sa vaatad, sa tõlgendad seda läbi oma mingisuguse prisma, aga see, mida teine tegelikult enda arust just nagu teeb, ei pruugi olla see sama, aga noh, laias laastus nagu ma jaotaks nagu ikkagi nagu selle, et on väga populaarne ongi siis nagu lihtsalt puhtalt see siuke visuaal, ehk et nagu noh, seomid kinni, teemast pilti on ju, väga ilus nagu vaadata, siis ilmselgelt on nagu jah, see viis on jälle nagu kõik on nagu dünaamikad natukene, et kuidas sellesse nagu läheneda. Mis on sinul veel Shibaris veel lõppida ja kuhu sa tahaksid jõuda selles? Noh, õppida on see mina ise on niikuinii on üks lõputu õppimise nagu vahend, et selle koha pealt nagu ohtu ei ole, et midagi nagu otsa saaks. Ilmselgelt tehnikat saaks kõvasti nagu õppida või harjutada, et mis aitaks jälle nagu mõnusamalt leida mingeid uusi viise või nagu teha seda kuidagi huvitavamaks või põnevamaks või pluss, et ja ka kergemaks on, et ei pea nii-öelda nagu nende sõlmede peal seal kogu aeg nagu näiteks nagu mõtlema on ja ehk et noh, selline nagu tehniline enesetäiustamine on samamoodi nagu lõputu protsess, ma ütleks, ja ongi nagu ise vaadata, et mismoodi nagu saab, et noh, kas või näiteks sellel viimasel retriidilgi minu jaoks oli kuidagi nagu, mis on mulle kuidagi nagu mitte nii väga sümpatiseerinud, ehk et nagu siuke nööridega hästi pehme nagu lähenemine, ehk et nii-öelda nagu siuke õrn või nagu silitamine, siis see oli kuidagi nagu, mul on nagu natukene nagu vastumeel, et noh, miks mul siis neid nööre vaja, ma võin siis juba käsi kasutada, vaata, aga siis seal oli isegi päris nagu huvitav, et saab küll või kuidagi nagu avastasin, et täitsa isegi võiks nagu töötada mingi nurga alt. Aga muidu ma ütleks ikkagi eelkõige siuke enda uurimise protsess läbi teiste. Ma saan arvu, et sa ise õpetad Shibarit nagu koos Ireliga, teil on siis Köie paradiis, saaksid äkki rääkida siis oma sellest koolist, kus te õpetate ja kuidas teie kontakti saab ja nii edasi? Noh jah, see on ikka nagu rohkem siuke muidugi Reeli lapsuke, aga ma hea meelega toetan kõrval ja õpin ise kogu aeg juurde ka tänu sellele. Tallinnas meil siuke oma pesa siis, kus iga kuu teeme mõned üritused ja korraldame ka siukseid algajate kursuseid www.koieparadiis.ee
üldiselt üritused toimuvad kolmapäeviti, mis me siin õpetame, noh, seda, mis me ise oskame, mis meil endale pinget pakub, seda me ka õpetame. Ja jah, ei oskagi rohkem midagi täpsustada. Aga aitäh sulle ja aitäh sulle taamast. Aitäh kutsumast, oli tore.